Tere! Mina olen Grete Palmiste ja tervitan teid taas kord Pressipeegli saatest. Tartu Ülikooli ajakirjandusmagistrandid on seekord tulnud Tallinnasse, siia Rahvusraamatukokku ja siin salvestame me täna 2015. aasta lõpusaate. Meil on taas kord külalised palutud. Kõigepealt tervitan ma Tuuli Jõesaart, Eesti Päevalehe ajakirjanikku. Tere! Ja Rein Langi, kes võib öelda, et tegelikult on meile ka kolleeg ja konkurent, sest et äsja alustasite ka meediakriitika saatega Kuku raadios. Vastab tõele, tere! Kuidas siis läheb meediakriitika ajakirjanikul, võib öelda nii? See ei ole nüüd päris veel meediakriitika, see on ikka kahe sellise vanamehe tunnetus lihtsalt, mida nad iga päev loevad ja kuulevad. Et selleks, et teha professionaalsel tasemel meediakriitikat, selleks peaks olema tegelikult terve tiim seal taga, et siis saab midagi tõsist teha. Ma arvan, et pikka juttu ei peagi pidama. Meil on täna vähemalt 3 teemat, mida me käsitleme, mis meile tundus, et võiks olla 2015. aastat iseloomustavad Eesti meediamaastikule. Ja neist esimesest kõige parem rääkija istubki minu vasakul käel. See on MMS-i skandaal, kas võib nii öelda, või õigemini siis need artiklite sari, mis sa kirjutasid, mis rääkis alternatiivsetest ravimitest. Suure tõenäosusega meie vähemalt küll ennustame, et siit tuleb kindlasti pressipreemia ja kindlasti ka aasta ajakirjaniku tiitel. On see töövõit, see artiklite sari? Ma ei tea, ma arvan küll, jah. Ilmselt on, selles mõttes, et tegu on ju olulise teemaga, et aga ma ei võta seda päris ainult niimoodi, et nüüd see on minu jaoks oluline, et mina võidan midagi. Ja sellel on piisavalt lai kandepind olnud, et ma arvan, et see on võit üleüldises mõttes, kui lastele rohkem klooridoksiidi sisse joodeta. Ja siinkohal ma teeksin ka sulle just selle märkuse, et MMS on eufemism. See on see, kuidas nemad tahaksid seda nimetada, ütleme niimoodi see rühmitus, kes usub selle ravitoimesse. Seal ei ole ravitoimet, tegu on kloordioksiidiga. Võtan märkus omaks ja püüan end parandada. Meil on, nagu ka eelmises saates, salvestatud mõned klipid, kus me küsisime ajakirjanikelt ja meediaga seotud inimestelt nende samade teemade kohta kommentaare. Ja vaatame esimese klipi. Minu meelest Päevaleht on teinud sellel aastal väga head tööd näiteks selle MMS-skandaali toomisega inimeste teadvusesse ja näitamaks muuhulgas ka seda, kuidas sellises piiratud inforuumis opereerivad inimesed võivad tõenäoliselt ka enne teadmata endale ja oma lähedastele väga suurt kahju teha. Ja ma arvan, et ajakirjandus peabki rohkem otsima seda laadi lugusid. Minu arust see näitab esmaselt seda, et me elame infost ülekülastunud ühiskonnas, kus meil on lihtsalt nii palju asju, mille seast tuleb mingi valik teha, et me ei ela enam infoühiskonnas, me elame mingites andmete ühiskonnas, kus sa pead ise valima, et see nüüd on kvaliteetne kildi informatsioon ja see teine ei ole ja seda valikut on üha raskem teha. Ja kui ajakirjanikud on olnud tegelikult viimased 150 aastat need, kes selle valiku teevad, ütlevad, et uudismeedias on oluline see, siis nüüd on igaüks on ajakirjanik ja seda infot on lihtsalt väga palju. Me tuleme ju tagasi, mis on hea ajakirjanduse trump ja vundament ja alus, ongi, et sa tagad endale usaldusväärsuse sellega, et sa oled asjalik, sa oled tõsiselt võetav ja sa ei ole kallutatud. Sa proovid asjadest tegelikult aru saada ja säilitada see juures, mis on väga tähtis ka kaine mõistuse. Et paljudes küsimustes on kaotatud tänapäeval kaine mõistus, kuna elu on muutunud niivõrd ideoloogiliseks. Kõik need võitlusliinid on niivõrd värviliseks muutunud selles mõttes, et ei räägita enam faktidega, vaid räägitakse ideoloogilistest kaevikutest. Ja muidugi sotsiaalmeedia kanalite tõus, mis omakorda tähendab seda, et kui minu sõber seda soovitab ja veel tema 150 sõpra seda soovitavad, siis it must be good, ehk et see on hea. Ja võib-olla see oli ka see, mis selle MMS-i usu ka vallandas ja tegelikult MMS ei ole sugugi ainus selliseid uskujate gruppe ilmselt sotsiaalmeedias või ütleme avalikus meedias laiemalt on väga-väga palju ja siit edasi tõusebki üha enam teravamalt esile küsimus, mis on ajakirjanduse roll, et ajakirjanikud suudavad teha kvaliteetse info valiku, see muidugi eeldab seda, et ajakirjanikud ise on professionaalsed ja saavad aru, mis on kvaliteetne ja usaldusväärne. Minu meelest väga kentsakal kommel nüüd uus debatt on kanepi debatt, et kus vähemasti ajakirjandus ei ole kaldumas sinna vasakliberaalsesse leeri, mis ütleb, et kanep tuleb legaliseerida, et pigem hoitakse siin alalhoidlikku joon.
nii, millised mõtted tulevad? Siin on tegelikult palju punkte, mida läbi käia, aga üleüldiselt, kui tagasi vaadata sellele artiklite seeriale, kogu sellele temaatikale, mis läks lahti ajakirjanduses, mis läks lahti ühiskonnas? No minu jaoks muidugi on see väga tubli töö, et tuuakse välja selline nähtus üldse, mina nimetan seda natuke laiemalt selliseks voodoo-kultuuriks Eestis. Et ei usuta enam traditsioonilist teadust, üldse millessegi ei usuta, eks ole, et alles hiljuti me nägime ka pealtnägijas seda, mismoodi väga suur osa eestlasi arvab tõsimeeli, et kuskilt salaja toob Eesti Vabariigi valitsus pagulasi Eestisse, lennukite ja rongidega varjates seda kõike rahva eest. Ja ka ajakirjandust, mida mina nagu näen, et need sellised uudised ja selline materjal, mis nagu näitab, et soolappe joomine ei pruugi olla maailma kõige mõistlim tegevus, et sinna kõrvale pannakse näiteks uudis selle kohta, et Vladimir Vladimirovitš Putin on surematu mingisugusest voodoo ajakirjandusest. Ja nüüd tekib siis lugejal ja meediatarbijal, nagu kellel üks vaatab kõrvuti seda kahte uudist, et aga kumb neist on nagu õige, kumb on nagu tõepärasem, eks ole. Ja kas uskuda mõlemat, mitte uskuda kumbagi, või uskuda neist ühte, aga kumba siis. Ja see on üks üsna murettekitav tendents. Ja no mis selle asja põhjus? Selle põhjus on ikkagi selle online ajakirjanduse meeletu konkurents ja see võistlus. Kes jõuab millenegi kiiremini, kes jõuab esimesena midagi teha. Siin alles eelmisel nädal oli suurepärane näide sellest, kus ERR-i portaalist alguse saanud uudis, et Leningradi oblasti tuumajaavas Sosnovi Boris on jälle juhtunud väga raske õnnetus. Ja kui see pandi Postimehe portaali poolt, nüüd tsiteerides siis juba ERR-i, esimeseks uudiseks koos Tšernobõli korstna pildiga, siis mina kujutan ette, et Eestis oli küll ja küll neid perekondi, kes hakkas kohe mõtlema, et kus nende lapsed on, eks ole. Tegelikult uudist ei olnud. Lihtsalt on järjekordne selline skandaalilapsuke, milles siis saadakse endale meelepärases soustis asi, mida hakatakse jälgima. Aga nüüd, mis võib juhtuda? Et ma küsin, Tuuli, siis sinu käest, et kui sina kirjutad näiteks tõsimeelselt kuu aega sellist materjali, mille sisu ongi võib-olla, et ärge nüüd jooge kogu seda sodi, eks ole, mis kuskilt põrandalt teile üritatakse müüa. Ja see sama lugu pannakse sousti Vladimir Vladimirovitš Putini surematusega, siis mis tunne sulle jääb? Halb tunne on, ei meeldi. Tundub, et on võitlus nagu tuuleveskitega natuke. Jah, see on võitlus klikkide ja raha nimel ja minul ajakirjanikuna on muidugi seda praegu siin hea öeldes, mina ei vastuta ei portaali ega ajalehe sissetuleku eest ja minu palk tuleb kuskilt. Kuigi see vana hea traditsiooniline paberajakirjandus, ma uurin midagi nädal aega, eks ole, ei pane ridagi paberile, siis lõpuks midagi kirjutan, see täidab ka mingi napilt 2 lehekülge ära, sa loed seda 5 minutit, see ei too minu palka mulle kätte. Et see palk tuleb kuskilt teistmoodi ja see muuhulgas ei hõlma isegi mitte üksnes Putini personaalküsimust, vaid mis kõige hullem ka seda, et sellel samal lehel sisuliselt kõrvuti võivad esineda nii minu lugu sellest, et kloordioksiidi ei maksa juua, kui veidi utreeritult ka mõne alamportaali lugu sellest, et ma ei tea, soolapet näiteks on hea mõte juua. Et see on muidugi utreeritud, aga nii see paraku on ja kui sa küsid nüüd järgmise küsimusena, et aga kuidas see asi korda teha? Mina küll ei tea. Korda tegemiseks ei saa nüüd mingit erilist administratiivset võtet kasutada, aga siis kõik on kinni ikkagi sellest, mis meil kahe kõrva vahel on. See, millise koolitus me oleme saanud, kuidas me järgime ajakirjanduse eetikakoodeksit, kõiki neid tõekspidamisi, mida on tegelikult ju meile koolis õpetatud. Koolituse all mõtlesid siis ajakirjaniku koolitust? No jah, räägime siin vast ikka ajakirjandusest, mitte niivõrd nüüd meediast suure tervikuna. Iseenesest on ju meediat Eestis igasugust, et me oleme seda kasutanud, seda terminit juba, et see voodoo meedia, no seda on ikka üksna palju. Täna näiteks kingiti mulle ajakirja Telegram teine number. Väga huvitav lugemine. See kandis pealkirja Maakera lapikuse eri. Jäite uskuma? Ei, mina ei usu. Mina üldiselt kuulun materialistliku maailmapildi omajate hulka ja ma olen ikka üpris veendunud, et need, kes ütlevad, et maakera on kerakujuline ja tiirleb ümber päikese, et nendel on õigus. See on nagu teadlaste poolt selgeks tehtud, aga kui palju on neid, kes arvavad, et ei ole? Ja küsimus ka, millises soustis sa serveerid seda, eks ole. Ega siis igaühel on õigus tänapäeval demokraatlikus ühiskonnas olla eriarvamusel, ka teadlaste suhtes.
Aga küsimus, kuidas seda tiražeeritakse, kuidas sellest tehakse uudiseid. Et kas me skandaali nimel oleme nõus sellega, et me paneme esimesele lehele uudise online meedias, et Sosnovyj Boris on kohutav katastroof ja tuul on idast, eks ole, või me siiski suhtume sellesse, mis Twitteris ühe venelase poolt postitatud on, teatava sellise skepsisega ja üritame järgi kontrollida, kas tõele vastu. Mina järeldaksin siit seda, et nii-öelda see peavoolumeedia või suured väljaanded, mis on ajalooliselt tulnud paberlehtedest ja nüüd muutunud ka portaalideks, hübriidideks, et see on nagu kaotanud usaldusväärsust. Või kuidas teile tundub, et inimesed lähevad otsima infot, kinnitusi oma uskumustele kuskilt mujalt? Ega see ei ole ju mingi üllatus, et eks ajakirjanduse usaldusväärsust on ju uuritud ja uuritakse pidevalt ja ega see pilt ei ole nii väga roosiline, kui vaatad numbreid. Et täna ju trükiajakirjandus purjetab seal oskuslikult kuskil parteide ja Riigikogu piirimail, eks ole, aga mis ei ole kindlasti väga mõistlik. Seal on erandiks on ERR, mis on ka taas jälle küsitav sellepärast, et kas ka niisugune nagu riikliku informatsiooni ületähtsustamine, on see nüüd hea või on see halb? Kui palju meil üldse on täna sellist munitsipaal- ja riigimeediat võrreldes nagu eraajakirjandusega, et see ei ole suugi niimoodi, nagu me teinekord oleme harjunud nägema, et Eesti on vaba turumajanduslik maa, kus lõviosa ajakirjandusest on eraõiguslik ajakirjandus, suugi mitte. Et lisaks ERR-ile meil on lugematu hulk kõikvõimalike valdade ja linnade lehti, mille tarbijaskond on muide väga-väga suur. Pluss igast muid selliseid tatsipausid, mida välja antakse. Ja igaüks üritab tegelikult tõmmata endale mingil moel tähelepanu. Ja mis on selge trend minu arvates ongi selle voodoo kultuuri nagu mängu toomine. Ehk siis tõsiselt võetavate uudiste kõrvale hakatakse panema mingit ikka ülikaheldavat informatsiooni ja kui need kaks asja on kõrvuti, siis sellega muidugi satub tarbija üsna kõvasse segadus. Aga kui seda teemat on natuke laiendas, minu meelest ikkagi mulle vähemalt tundub, et on Eestis selge eristuvus või lugejate poolne eristamine. Ma lugesin seda Postimehest, see on ilmselt natuke usaldusväärsem, kui ma lugesin seda Telegramist. On, niimoodi vist ikka on veel. No ikka vast on, jah, ehkki selge nüüd see, et Telegram on nagu suunatud väga selgelt nende inimestele, kes ongi nagu skeptikud, eks ole. Aga kui analoogsed jutud, võtame selle sama jutu, et kas maakera on lapik või mitte, ega see on jõudnud ju Eestis ka peavoolumeedia lehekülgedele juba, et ei, muidugi, ega siis tsiteeritakse kõiki lollusi. Millise väljande? Ma ei mäleta praegu peast, aga igasuguseid totruseid tsiteeritakse täiesti valimatult. Ja selleks ei ole tegelikult mingit vajadust. Tuuli, mis siis saaks, kui sa ütleksid Urmo Soonvaldi, et mina ei ole nõus, et minu artikkel, mille ma olen kulutanud 3 tööpäeva ja näinud vaeva ja talunud sõimu ja kõike seda, ma ei taha, et see oleks koos mingisuguse alkeemia rubriigi lugudega. Tegelikult kloordioksiidi väljatulek on päris palju muutnud. Et hakati alkeemiale natuke tõsisema pilguga vaatama, alkeemia uudised on esilehelt taandunud, seal toimub oluliselt hoolikam vaatamine seda, mida avaldada. Sest mitte küsimus ei ole ju selles, et kõik inimesed, kes tahaksid kanda pihlakapärga, et me peaksime nemad kuskile ära marginaliseerima, et nemad ei tohigi oma pihlakatest enam lugeda. Sest küsimus on selles, et ka ega see ometi ohtlik ei ole, aga kui seal on selline sõel juba peal ja ta ei ole nii nähtavalt kuskil esilehel, siis need muudatused on toimunud, et seal midagi hullu ei olnudki. Ma arvan, et lihtsalt enne kloordioksiidi, mulle tundub, et see nii-öelda asjalik meedia oli nendest nii-öelda alternatiivikutest üle vaadanud. Et need on mingid imenikud, kes sahkerdavad kuskil. Et las nad toimetavad. Ja siis korraga tuli välja, et nad suudavad teha kahju. Ja siis hakkasid välja tulema igasugused muud asjad, mis nüüd on vaikselt ka nagu teadvusse imbunud, kuidas inimesi pätatakse toidutalumutustestidega ja igasugused muud pudi-pudi. Just ongi, et järjest ju tuleb välja uusi teemasid. Lõppes kloordioksiid ära, nüüd mingisugused imetabletid, mida sa käisid hankimas kellegi käest ja järjest avastab ajakirjanik uusi selliseid, tõesti asju, mis on kahjulikud. Seal isegi ei ole väga midagi avastada, on kogu aeg olnud olemas, lihtsalt me oleme neid ignoreerinud. Aga mis rolli ajakirjandus peaks nüüd võtma, kuidas käituda? Et kui me näeme, esiteks tore, et alkeemia loetakse silma peal, aga Telegram hakkab siin varsti võib-olla veel suuremaid asju välja andma kui ajakirjad, et kas siin peaks mingisugune võimuvõitlus toimuma või kuidas seda asja hallata? Ja toome hüpoteetiliselt sellise näite, et mis siis on, kui keegi hakkab rääkima tõsimeelselt, et
et esiteks Vladimir Vladimirovitš on loomulikult surematu, eks ole, aga et naaberriik leiutas ka mingisuguse UFO-taolise asja, mis toimetab rohelisi mehikesi iga päev hommikul kella 5 kuni kella 6 Eestisse. Et kas sellel on mingi usaldusväärsuse kandepind olemas? Ma arvan küll, et on, sellepärast, et neid inimesi, kes tegelikult reaalselt kardavad, on väga palju. Ja nendes vastutuse küsimus, eks ole, et veel üks kord sama näide sellest Sosnovyj Bori tuumajaamast, et ega rohkemat ei olegi vaja teha, kui üritada kontrollida ühte informatsiooni. Et tavaliselt kehtib ju see kindlam printsiip uudise tegemisel kontrolli 2 sõltumatust allikast. Ja kui sa teist ei leia ära, siis uudist kohe nagu välja prantsata, eks ole. Muidugi sellest on olemas ka teatud erandid, aga antud juhul näiteks selleks erandiks ei olnud mingisugust põhjust. Nii et tuleme tagasi selle vana jutu juurde, et kui karjapoiss karjus hunt, et 5 korda karjus, 5 korda selgus, et tegi nalja, 6. korral oli hunt. Mis siis saab? Liigume järgmise teema juurde ja see natuke haakub ka eelmisega, räägime meediamaastikust ja ühest võib-olla suuremast segadusest, mis oli suurem väljendega, Postimehe toimetuse muutustest ja sellest, mis Postimehes toimus. Meil on siin ka videoklipp, et vaatame selle ära ja siis arutleme edasi. Ma arvan tegelikult, et Kadastiku eemaldumine Eesti ajakirjandusest on tegelikult väga suur kaotus Eesti ajakirjandusele. See on väga suur kaotus selleks, et nii suurt järjepidevuse kandjat, et nii suur kogemusega inimest, no seda ei ole võtta. Ega ma väga täpselt ei tea, mis Postimehes toimub, aga minu meelest on loogiline, et Postimees võitleb oma koha eest ja võitleb parema konkurentsipositsiooni eest, on see siis reklaamiturul või ka lugejate turul. Markus Linnamäe mõju ilmselt ajalehe sisule tasuks hakata vaatama hoopis sellest hetkest, kui ta üleüldse sisenes Postimehe omanike ringi. Me ei saa tuua siin otseseid fakte välja, et asi nii oli, küll aga tasuks analüütiliselt mõelda selle peale, millised inimesed, millistes sisuloomeüksustes vahetati välja ja kelle vastu. Loomulikult on omanikul õigus panna ametisse peatoimetaja või panna peatoimetaja kohale midagi. See on täiesti naturaalne, võõrandamatu omaniku õigus. Selleks ta ongi omanik, mis mõte sul muidu on olla omanik, kui sa ei saa mingisuguseid selliseid strateegilisi otsuseid teha. Kui me meediaruumis ei ole tegelikult väga täpselt vaadanud, milline see mõju võib olla, me oleme arvanud, et see mõju võib olla otsene, et ei tohi kirjutada kriitiliselt näiteks selle ettevõtja äriettevõtetest. Küll aga me ei ole mõelnud selle peale, et meedia jätkuvalt on suur mõjutusvahend ja mitte ainult avalikkusele, vaid ka poliitikutele. Ja kui me vaatame maailma näidetest, siis mõne suure meediakorporatsiooni juht on väga mõjuvõimas ja temale soodsaid otsuseid tehakse parlamentides. Ma ei näe ajakirjandusliku sisu mõttes midagi traagilist toimumas. Mulle tundub ka väljast vaadates, et need sagimised seal juhtide vahetusega ei ole eriti palju mõjutanud ka seda toimetuse sisekliimat ja Postimehe head ajakirjanike suutlikkust oma igapäevast tööd teha. Allar Tankleri viimane mõte. Segadused on, midagi nagu sahkerdatakse, aga kõik on korras. Kuidas kommenteerite? Kuidas tundub? Olete ju lehelugejad mõlemad, ma arvan, et... Okei, ma siis alustan kaugemalt, et põhimõtteliselt ei ole sellest ju midagi, kui ühte äriüksus satub juhtima inimene, kes on võib-olla teistsuguse taustaga või omanikuks. Et see, et ajakirjandusväljaande omanik peaks olema välja kasvanud toimetuses, seda ma küll ei arva. Kas need konkreetsed otsused, mis seal tehti ja sketšisaade, mida etendati peaosas Hardo Pajulaga, oli kõige väärikam? See on nüüd ise küsimus. Aga kas tõesti, siin nagu Marjugi rääkis, et kas on märgata, ütleme, kohest sisulist muutumist? Mina ei ole seda täheldanud. Ja arvestades, ma arvan, et sellist väikest plähmerdamist, mis seal alguses oli, kui ta oleks samamoodi plähmerdanud sisu osas, võib-olla oleks seda näha olnud. Et ju siis on tõesti hästi, aga see on ühe ettevõtte sisekliima, millest ma
tõesti ei tea kuigi palju. Kas on järgmisel aastal oodata, saad sa spekuleerida, et kas me näeme mingisuguseid muutusi? No loodetavasti paremuse poole ikka. Et mis siis nagu juhtunud on, et üks korporatsioon vahetas, õigemini selle korporatsiooni aktsiad vahetasid omanikku. Mis sellest nagu väga imelik on, et selle loogikaga, et ajalehte saab omada ainult ajakirjandustaustaga inimene, võiksime ütelda, et kõiki leivatööstusi peavad omama pagarid, eks ole. Aga nad teavad parimaid retsepte. Jah, aga need retseptimeistrid ja korporatsiooni juhtimine on midagi muud. Nii et kas sealt tulevad mingisugused uued ja säravad mõtted, kuidas edendada ajakirjandust kui äri, see on hoopis teine asi, kas sinna sekkutakse nagu igapäevasesse toimetusvabadusse. Selles mina küll sügavalt kahtlen, et Margus Linnamäe hakkab nüüd koheselt toimetuse tegevusse sekkuma. Miks ta peaks seda tegema? Et ju tal on midagi targematki teha. See, et ta saab valida, kes on selle korporatsiooni tegevjuht, see on tema võõrandamatu õigus. Kas ta nüüd soovib näha peatoimetaja koha peal kedagi teist, ma arvan, et tal oleks ka selleks õigus. No see, jah, see, mis avalikus ette jõudis, oli üks lugu, mis seal tegelikult juhtus, kust mina seda täpselt tean. Aga eks Eestis muidugi sellised asjad alati tõmbavad tohutu üldsuse tähelepanu. Ja kõik see jällegi need hirmud, millest me siin ennegi rääkisime, mis on Eesti rahvale nagu sisse kodeeritud, et kuskil keegi midagi sahmerdab ja susserdab meie vastu. Et see on ka olnud ju alati näha, kui ajakirjandusväljaannetes on toimunud mingi juhtide vahetus. Et kohe nähakse, et kuskil on kellegi karvane käsi, kes nüüd käseb, poob, laseb kellegi lahti, keelab ära, paneb kinni. See pruugi üldse niimoodi tegelikult olla, aga seletamist on nagu kuhjaga. Aga ju see kuulub kuidagi jällegi meie nende hirmude juurde ja meie komplekside juurde. No mida Pulleritsu sõnadest me klippi ei pannud, oli see, et Kadastikuga tema juurde oli alati hea minna. Ta andis nõu, kas või kõige lihtsamal reporteri tasandil. Margus Linnamäed on näinud ühe korra ja sedagi niimoodi mööda minnes. Et kas võib-olla see tõesti on ka minu selline hirm, eks ole, aga kas tundub nagu loogiline, et ajalehe tegevust juhib ikkagi inimene, kes on selles valdkonnas sees? See on nüüd küll hirmus situatsioon minu arvates, kui lihtne toimetaja peab minema korporatsiooni juhi juurde nõu küsima, et minu andmetel on selleks olemas peatoimetaja, kelle juurde minnakse nõu küsima, kes on ikkagi see, kes tegelikult vastutab selle lehe sisu eest. Kuidas siis saab tekkida selline olukord, et Pullerits läheb mööda peatoimetajast ja läheb siis Mart Kadastiku juurde, kes on, ütleme, korporatsiooni tegevjuht. Nii seda asja ikkagi ei saaks nagu üldse olla. No võib-olla need olid vanad tuttavad. Võib-olla, aga see on aga lihtsalt mulle tundub väga imelik selline lähenemine, et me lähme nüüd, et mul on hea mees, hea tuttav kuskil seal juhi juures, aga ma peatoimetajaga ei räägi, no nii ei saa ju olla. Hirmudest veel edasi minnes, just saame sugeda, et võib-olla hea mõte seda endale pähe lasta, aga kui ütleme Päevalehes näiteks vahetuks samamoodi, kas sul ajakirjanikuna tekiks mingisugune selline kahtlustunne, et äkki, et kui siin hakatakse ainult ärihuvide peale mõtlema ja on ainult inimene, kes vaatabki majandusliku pilguga kogu seda asja, et kas ajakirjanikule tekitab see muret? No ma elasin selle suure kriisi Päevalehe toimetuses üle ja loomulikult kõik need mured on. Et oi appikene koondatakse, nüüd kvaliteet langeb, et oi appikene külge võeti vähemaks, nüüd kvaliteet langeb. Aga kui tegelikult ennast kokku võtta ja tööd teha, siis mitte ükski juht ei ole kunagi öelnud, et kuulge, nüüd me hoiame kokku selle pealt, et langetage kvaliteeti. Et võib-olla kehvemal juhul on olnud seda, et katsume nüüd sama kvaliteeti hoida vähema rahaga, seda on küll ette tulnud, jah. Alati võiks raha rohkem olla. Aga kui ajakirjandus tõesti teha ainult nii, nagu meie ajakirjanikud tahaks, loomulikult ma tahaksin oma kabinetti ja autot ja siis ma tahaksin piiramatut aega turgude kirjutamiseks ja üleüldse ma teeks võib-olla 1 loo 3 kuu jooksul ja ma arvan, kõik tahaks niimoodi. Et selgelt seda peab natuke finantsiliselt juhtima, kõik need hirmud on olnud ja need on läbi räägitud. Ja siiani on kõik püsinud. Nii et tõenäoliselt järgmisel aastal Eesti meediamaastikul sellist positsioonide ümbermängimist pigem ei toimu. Just mõni nädal tagasi avaldas Sirp ühe raamatu retsensiooni, mis
ja raamat on iseenesest Oxfordi ülikooli kirjastuse poolt välja antud võrdlev analüüs meediasüsteemidest Ida- ja Kesk-Euroopas. Ja lähenetakse tegelikult hoopiski selle Cambridge'i uuringu pealt, mis omal ajal jagas siis riikide meediasüsteemid eri kategooriatesse. Ja need indikaatorid, mille alusel neid kategooriaid siis moodustati, oli poliitilise võimu sekkumine, ajakirjandusvabaduse professionaalsus tervikuna, nüüd üritati siis ka Ida-Euroopat nendesse kastidesse panna esimest korda. Ja seal öeldakse Eesti kohta, et Eesti on vaieldamatult kõige professionaalsem ajakirjandusega riik üldse Ida- ja Kesk-Euroopas, nii et teinekord oleks alati mõistlik vaadata, mismoodi see meie elu paistab ka väljapoole. Milles see professionaalsus seisneb, ma arvan, et väga suur roll ongi sellele, et Eestis on läbi viidud ajakirjanduse normaalne erastamisprotsess, mitte küll tervikuna, aga ikkagi ta on erakätes. Suur osa sellist mainstream meediat on Eestis erakätes ja seni ei ole maailma demokraatias välja mõeldud paremat süsteemi kui eraõiguslik ajakirjandus ehk ühiskonna valvekoer. Nüüd mina näiteks kardan kõige rohkem seda, et see eraõiguslik ajakirjandus hakkab kaotama oma positsioone Eestis just kõikvõimalikule munitsipaalmeediale ja natukene ka ERR-ile ma kindlasti ei saa pooldada ERR-i sellist käitumist, et pressida rohkem raha välja selleks, et teha uusi Elu24 portaale, eks ole. On seda paista? On ikka. Ega siis ERR-i kolletumine on ju tegelikult on fakt, et millegipärast levib ka selles organisatsioonis selline arusaam, et nemad on kohustatud konkureerima ennast või konkureerima Kanal 2, TV3-ga või Postimeesgrupiga. Ei ole. Tegelikult seadusest tulenevad nendele hoopis teistsugust ülesanded ja nemad ei peaks üldse reitinguid vaatama. Ometi nad seda teevad. Ja mida rohkem nad tegelikult üritavad vallutada seda nii eraõiguslikku turgu ka, seda kehvemaks läheb ju olukord erameedial, sellepärast et ERR ei vastuta millegi eest. ERR on ühiskonna finantseerimisel. Täpselt samamoodi on ühiskonna finantseerimisel juba maksurahast kogu Tallinna televisioon, kõik Tallinna ajalehed, rääkimata umbes 200 munitsipaallehest, mis Eestis ilmuvad ja iga päev potsavad siis ühe või teise vallaelaniku postkasti. Ja see on minu meelest probleem. Korra ERR-i juurde tulles, kas siis sellist kinni saba lahti olukord ei teki, et kui ERR üldse reitinguid ei vaata, teeb vaikselt oma kultuurisaateid, mingisuguseid nišisaateid, siis ütlevad poliitikud, aga teil ei ole ju vaatajaid, mis me üldse sellest rahast teile anname? Mina ei usu, et Eestis on nii palju lolle poliitikuid, et nad kujundaksid Riigikogus enamuse, eks ole, et nad ütleksid sellisel juhul ERR-ile seda. Aga mis see salb on, kui ERR teeks kultuurisaateid? ERR-i kultuurisaatete poliitika on pigem olnud selline, et me neid ei tee, kuna neid ei vaadata. Täpselt sama lugu oli kultuuriuudistega, et niikaua kuni oli ammas surve, et ERR peaks oma vastavat ülesannet täitma, nii ta täitis, niipea kui seda survet enam ei olnud, niipea lasti sealt kohe jällegi nagu loha. Ja see on minu meelest nagu muret tekitav. ERR peaks märksa rohkem tegelikult kaasa aitama selle ühiskonna sisese debati olema platvormiks erinevatele ideedele ja arvamustele. Mitte kohe võtma ise seisukohta, vaid pigem looma neid platvorme. Ja seda on tegelikult pagana vähe. Muidugi ERR-il on palju häid filme ja BBC seriaale, mis on ju vahva, eks ole, ainult et mina tahaks ikka näha, et ta kõigepealt oma seadust tulenevad ülesanded ära täidaks. Tuuli, kuidas sulle tundub, kui me ERR-ist räägime? Oled sa rahul vaatajana? Ma kardan, et ei ole, sest ma ei vaata seda, ma olen juba see põlvkond, kelle jaoks telet kui sellist, peaaegu seda enam ei tarbi, mis puudutab portaali või uudiseid, siis uudised ma saan kätte mujalt ja mis puudutab minu spetsiaalselt kultuurihuvisid, siis seal ma olen niivõrd nišitarbija, et selle ma saan lihtsalt kätte mujalt, mis mind see huvitab, ehk siis minu meelest pigem ERR-i suur küsimus on, kuidas jõudagi selle uue põlvkonnani, kes läheb tele juurest ära ja tarbibki väga erinevaid nišitooted, et ERR ei ole sinna päris järgi jõudnud. Sellega ma olen nagu päri, et tegelikult see üldine tees, mida ERR on ju rääkinud, et nende saated ja programmid peaksid olema kättesaadavad kõigil platvormidel, eriti need, mida kasutavad noored, et see on nagu mõistlik. Iseasi on see, et kas kõik peab olema seal tingimata kättesaadav ja kas tõesti ERR peab nagu hõlmama kogu seda nii-öelda avalikku uudishimu. Et mingit seltskonna ajakirjandust nüüd ERR
ei peaks tegema, sellepärast, et see kõik on ressursimahuks. Miks peab sinna nagu panustama? Selleks on olemas teistsugused kanalid nende inimeste jaoks, kes seda vaatavad. Süvateadussaateid, ma ka väga kahtlen, et ERR oma ressursside juures praegu on võimeline seda tegema. Miks me oleme nagu sellel kindlal arvamusel, et ühiskonnas saabub katastroof, kui jalgpalli maailmameistrivõistlusi ei näe just nimelt ERR-i kanalil? See toob vaatajad meile. See on kommertsettevõtmine, see on puhas äri, selle peale võiksid ju konkureerida need kanalid, eks ole, kes elatuvad reklaamirahast. Ma ei näe mitte midagi halba selles, kui seal pallimängu vahepeal teile pesupulbrit reklaamitakse, aga sellest ei pea tingimata ühiskond maksma. Et kas või niisugune hoiak, et me tuleme viimasel momendil, tuleme parlamenti ja ütleme, et kõik on katastroof, eks ole, et meil on vaja 600 000 eurot selleks, et kanda üle maailmameistrivõistluse jalgpallis, või vastasel juhul me koondame ära kõik kultuurisaadete tegijad ja prillidoosi lõpetame ära, siis see on nagu häbematu. Ja aga see alati toimib. Ega see ei ole ka mingi Eesti eripära, et mulle alati meenub, et Yleisradios Soomes algab alati Yleisradio töötajate streik üks päev enne jäähoki maailmameistrivõistluste algust. Sest see on Soomes kõige vaadatavam spordiala. Aga me ei peaks sellesse väga tõsiselt suur. Et siin ei peaks nagu põhjanaabrid jälgima? Ei peaks, kindlasti mitte. Nii et see debatt ühiskonnas selle üle, et mis see ERR-i koht on ja kui palju teda olema peab ja kas ta peab tingimata nüüd konkureerima erameediaga, see debatt on minu meelest natuke pooleli. Mis on minu meelest täiesti arusaamatu, on ikkagi selle munitsipaalmeedia vohamine. Kui Tallinna Televisioon konkureerib omakorda ERR-iga ja mõlemad tegelikult rahastatakse Eesti maksumaksja raha eest, ja siis see süsteem nagu küll kuskile väga ei vii. Ma ei saa jätta kasutamata juhust puudutada enne järgmist teemat veel korraks Sirpi. Tuuli, oled sa Sirbi lugeja? Aeg-ajalt ikka. Sirbiga tegelikult ju toimus just sarnane asi nagu Postimehega. Peatoimetajate vahetuse segadus. Oskad sa öelda, kas sellest oli mingisugust muutust sisule? Kas Sirp läks paremaks? Ta on täpselt samasugune olnud, vahepeal sai kõvasti nalja selle ümber ja Sirpi lugesid need ka, kes seda muidu ei lugenud. Midagi muud muidu. Kuidas teie vaatate? Ei, Sirp on paremaks läinud. Päris kindlasti on paremaks läinud. Mina hindan Karuliini toimetaja võimeid märksa kõrgemalt kui eelmise peatoimetaja võimeid. Mitte siis Kenderi, vaid... Ülemise siis ja ütleme, et Kender ei saanudki tegelikult olla peatoimetaja, lõpetas kohe kiire skandaaliga, aga kindlasti on Sirp muutunud paremaks. Kui Kender oleks jäänud, kas siis oleks veel paremaks läinud? Ma ei oska öelda, kindlasti oleks ta tõmmanud endale rohkem tähelepanu. Küll aga, mis on jällegi kummaline, on ju see, et ega Sirp ei ole mingisugune nähtus iseenesest ega üks konkreetne kirjastus või äriühing. Meil on olemas sihtasutus Eesti Kultuurileht, mis kokku annab välja vist 9 nimetust kultuuriväljaandeid. Ja minu arvates see kirjastus täna, kus töötab üle 70 inimese, teeb kõik selleks, et tema väljaandeid ei loetaks. Ja see on nagu probleem. Et seal on väga kvaliteetset materjali, aga juba on see kõik see netis avaldamise poliitika on ajast ja arust. Ja see oli ka üks asi, mida Kender tahtis teha teistmoodi. Aga ega see nüüd väga paljudele loomulikult ei meeldinud ja nii ta läks. Aga Sirp on huvitav sellepärast, et see kindlasti vääriks märksa suuremat loetavust Eestis, kui tal täna on. Ja nüüd, kui ta hakkab edasi keema oma selles mahlas, et tema tarbijaskond on endiselt see 3000 lugejaid on kindlasti natuke rohkem, aga kui ta ilmub 3000 tiraažis, siis kas nad mitte ei vali just seda teed, et nad muutuvad veel spetsiifilisemaks, veel kuidagi moodi kapselduvad iseendasse, ehk siis on nagu preestrite kommunikatsioon preestritele. Sellel ei ole jälle mõtet. Liigume viimase teema juurde täna ja selleks on siiamaani palju segadust ja nõutust nii poliitikute kui ajakirjanike seas tekitav pagulaskriis, põgenikekriis. Vaatame jälle, mis teised on arvanud selle teema kohta. Minu meelest Eesti ajakirjandus on kajastanud põgenike kriisi Euroopas päris mitmekesiselt. Meie ajakirjanikud on olnud kohal erinevates riikides, seal, kus see põgenike teekond on, ja tegelikult enam-vähem iga kandi pealt on seda kriisi kajastatud
meedias, võib-olla seda ei ole näha päris iga päev. Meil ei ole ju korrespondente pidevalt kohal nendes paikades, aga sellest hoolimata minu meelest on täitsa hästi hakkama saadud. Ja kui me vaatame siis alguses ajakirjandus, kui see teema tõstatus suvel, oli vägagi nii-öelda valitsevate erakondade meelne, ehk kriitilisi hääli väga vähe kõlas ja neid ei juletud ka väga väljendada. Võib-olla oluline on see, et me oleme saanud teada ka nende seisukohad, kes Eesti riigis otsuseid teevad. Ja neid on küsitud küll pidevalt kõigi nende uute uudiste valguses. Näeme ka tegelikult, et Eestis on hakanud ajakirjandusse jõudma ka need seisukohad ja arvamused, mis on selles küsimuses kriitilisemad, mis suvel olid justkui välistatud. Teisalt jällegi see seltskond, kes pooldab nii-öelda seda sõbraliku Eesti loosungi varjus põhimõtteliselt pooldab kontrollimatult siia inimeste sisselaskmist ja igasuguste võõraste sisselaskmist, on tegelikult niivõrd agressiivne ja kasutab vastaspoole siis nurka surumiseks väga jõhkrat sildistamise taktikat. Me ju teame kõik väga hästi, et piisab sul veidikenegi olla kriitiline immigratsiooni küsimuses, kui sa oled rassist, ksenofoob, võõravihkaja. See on jälle üks koht, kus ajakirjanike professionaalsuse lai silmaring tuleb mängu. Kas me tegelikult olime valmis kajastama põgenike või pagulastega ja kas siin on vahe? Kas me olime terminoloogiliselt ette valmistunud nende teemade kajastamiseks? Ehk et kas tegelikult ajakirjanike silmaring oli piisav selleks ja analüüsioskus selleks, et välja tuua seda, mis võimalikud efektid on sellel. Ja tegelikult võib-olla siinkohal on ka seda sama ajakirjanduslikku sisu uurimist natukene rohkem vaja teha, et kuidas me oleme toime tulnud sellega. Tuuli, sina oled tegelikult varjupaiga taotlejate teema, asüüli teemaga päriselt kursis ja seda juba enne selle aasta kriisi kulmineerumist. On mul õigus? Ma just ei julge öelda, et ma oleksin väga kursis, et ma olen kirjutanud mõned lood, aga ma kindlasti ei julge rinda kummi ajada, et ma nüüd miski ekspert olen. Mis sa küsida tahad? Ma lihtsalt mõtlen seda, et tegelikult see, et inimesed rändavad, see, et on sõjad ja tullakse paluma asüüli teisest riigist, see ei ole mitte midagi uut. Massid olid uus, mis nüüd tulid. Et kas oled sa nõus, Marju, et kas see võib olla selline... Et mis siis nagu juhtus? Kas ajakirjandus tõesti on valmis, ei osatud leida seda infot, et tegelikult pagulasabi kohta info on ju Eestis olemas? Ma ei tea, võib-olla see on puhtalt subjektiivne hinnang, mis nagu algul puudu jäi, oli selle probleemi inimeste või nägude leidmine, et nagu data ajakirjandus toimis täiesti hiilgavalt, et piiridele tuleb X arv ja ühe toitmiseks kuluks X eurot ja nii edasi ja tagasi ja kuhu me nad paneks, aga need tasakaalu mõttes ei tulemata need lood, et kes siis need inimesed A, B ja C, kes tulid üle piiri, et mis nende taust on, mida nad elud tahavad, mida nad üldse mõtlevad, sügavad, korralikud persoonilood, sest iseenesest eestlaste häda ei olnud tegelikult selles, et ma ei usu, et keegi reaalselt arvab, et 200 inimest suudaksid meie kultuuri hävitada. Pigem oligi see, et need olid täiesti tundmatu suurus, need inimesed, kes tulid ajakirjandus ei taibanud, et võib-olla see tuleks kõige esimesena lahti rääkida. Aga see on puhtalt subjektiivne arvamus. Sest muu hulgas nagu mingi infoajakirjanduse koha peale sõitmist ja muuga sellisega minu meelest saadi nagu hakkama, et käidi, tehti, oldi, kirjutati ja ka parajal määral, et ei külvatud liiga üle, et sellist meeletut tüümust oleks lugejatel tekkinud, ma arvan. Ma ei jälge vastu, kui te ei nõustu, aga kas see on üks viimase suuremaid teemasid, milles nii valitsus või poliitikud kui ka ajakirjanikud olid nõutud? Et minule paistab, et tegelikult ka valitsus ei osanud seda päris õigesti kommunikeerida. No see on Euroopa Liidu teema number 1. See on nüüd huvitav olukord on tekkinud, kus teema number 1 Euroopa Liidu jaoks ei ole tegelikult meie siseriiklik teema, kuna meil praktiliselt pagulasi ei ole. Kas nad võivad siia tulla, see on ainult hüpoteetiline arvamus. Ühed arvavad, et võivad, teised arvavad, et ei või ja tegelikult tõekriteerium siin saab olla ainult praktika, et vaadata, mis siis edasi üldse juhtuma hakkab. Mina oleksin väga kriitiline tegelikult ka Eesti ajakirjanduse suhtes, et kui te lähete praegu tänavale ja küsite suvalise inimese käest, kes on pagulane, siis vaadake, mis vastuseid te saate. Tegelikult on ju jutt
nendest inimestest, keda ohustab nende enda kodumaal langemine repressioonide ohvriks, moel või teisel. Euroopa Liitu on tulnud üle piiri ligemale 1 miljon inimest tänavu aasta, kellest langeb selle pagulase kategooria alla võib-olla kuskil 200 000. Ülejäänud on tegelikult majandusmigrandid, mida tsiviliseeritud ühiskonnas, jah, neilt võetakse varjupaiga taotlus, seda taotlust menetletakse, ühel hetkel saavad nad eitava vastuse ja nad tuleks tagasi saata, milleks Euroopa Liidu erinevate struktuuride teenistused ei ole lihtsalt valmis. Haldussuutmatus nimetatakse seda. Aga kõige suurem probleem ongi selles, et Eesti inimesed ei tee täna vahet. Nendel, kes siis tulevad üle Vahemere nii-öelda otsima paremat elu ja nendel, kes põgenevad Süürias sõja eest. Ja kui me seda nagu vahetegemist ei suuda ühiskonnas kuidagi ellu viia, eks ole, et me kõik saame ühtemoodi aru, kellele meil laieneb see abistamiskohustus ja kellele ei laiene, siis see võõraviha on üsna paratamatu tekkima. Ja selles olukorras loomulikult alati tuleb vaadata ka valitsejate poole, nii Riigikogu liikmete kui valitsuse liikmete poole, et kas nad suudavad seda kõike kommunikeerida. Ja see on olnud üsna õnnetu protsess. Et pigem on üritatud seda teemat kuidagimoodi vältida, sest mine sa tea, mis võib juhtuda, eks ole. Et kui midagi ütlen, läheb kindlasti võssa, vahet ka läheb, eks ole, ja siis ongi see mänguväli, see informatsiooni mänguväli on antud nüüd nende kätte, kelle peamine eesmärk on iseendale tähelepanu tõmbamine sellega. Ega siis kõik need kirjaoskamatud, kes ka siin nädalavahetusel näiteks Haapsalus saatsid sotsiaalmeedias välja teateid, et tulge andke algkiri ja saadame linna valitsusse, eks ole, et nad on saanud täiesti teenimatu meediaplatvormi. Milleks? Ega siis igasugused marginaale on ühiskonnas piisavalt. Enne rääkisime voodoo meediast, ega neid inimesi, kes siiralt usuvad, et maakera lapik on olemas. Aga seda ei ole mõtet nagu ületähtsustada. Ei ole mõtet ka näha ajakirjanduse tasakaalustatud sellest, et kui keegi ütleb, et maakera on ümmargune, või ka pagulasteemas, et meil on püha kohustus tegelikult sõjapõgenikke aidata, et see siis tasakaalu mõttes peab tooma välja mingeid natslikke ideid. Sugugi ei pea. Tekkisid sarnaselt möödunud kevadel kooseluseadusega väga tugevalt 2 leeri. Kas me tahame üldse, et Eestisse tuleks võõraid inimesi või mitte, mis tegelikult teemast läks ju mööda, aga jäi peale see debatt. Kuidas teile tundub, kas ajakirjanikud suutsid jääda siin neutraalseks? Minule isiklikult minu meelest võib isegi väljaannete põhjal natukene näidata näpuga, kes millise leeri huvisid või ütleme, millise leeri tähelepanu nagu rohkem köitis ja proovis neid provotseerida. Eks see on natuke nagu üldine teema, et kui palju ratsionaalsust ja kui palju emotsioone. Emotsioone on Eesti ühiskonnas kindlasti rohkem kui ratsionaalsust tänasel päeval ja see on mingi ajastu märk. Ja see ei ole mitte ainult Eesti probleem. Täpselt samasugused tendentsid on Soomes, Rootsis, natuke Saksamaal juba, Ameerika Ühendriikidest üldse rääkimata. Teinekord on emotsionaalsed, meie emotsioonid keevad üle. Ja kui keegi neid oskuslikult veel manipuleerib, mida me oleme Eestis selle sama pagulasteema juhul näinud ju küll ja küll, siis see on libe tee. Ja sellest peaks kõigepealt seda tuleks teadvustada, kes on manipulaatorid ja mis on nende eesmärgid. Ja siis vastavalt ka käituma. Tuuli, kuidas sulle ajakirjanikuna on olnud see teema kajastamine? Kuidas see mulle tundunud? Või isiklikult, või kuidas sellele läheneda, et tõesti püüda neid emotsioone maha võtta, kui sa vaatad professionaalina? Jah, emotsioone võimalusel maha võtta, eks ole, seda niikuinii, aga üldiselt minu meelest kajastus oli võrdlemisi ühtlane, ühes suunas, ratsionaalne, võib-olla välja arvata Õhtuleht, kes nagu läks natuke rohkem emotsiooni peale välja minu meelest. See oli vist ka nende roll natuke, äkki, mis sa arvad? No jah, kindlasti Õhtulehe roll on olla natukene teistsuguse liini peal kui teised. Et seda nad tegid nagu täitsa vapralt ja nii oli mõnigi mu tuttav, kes avastas korraga, et tema meelest on Päevaleht muutunud liiga liberastlikuks, et ta on sunnitud lugema Õhtulehte, kuna sellel on õiged seisukohad pagulaste suhtes. Et aga see on selline väike probleem. Aga polariseeritus, ma ei kujuta ette, kui palju rohkem ajakirjandus tegelikult teha saaks. Selles mõttes, et meie nagu oleme ainult see pealishoovus ja seal all möllab tõesti Facebook, sotsiaalmeedia, kus siis need, kes mingit ühte asja usuvad, nad koonduvad sinna kokku ja mis ma siis teen, ma võin ennast siniseks kirjutada, mitte midagi ei muutu, selliselt ei jõua sinna. On tõesti nii lootusetu olukord, et ajakirjanik jääb lihtsalt alla sotsiaalmeediale? No ajakirjandus jääb muidugi sotsiaalmeediale alla, sellepärast, et see on paratamatu, see on ju kommunikatsioonivahend.
aga mina jällegi soovitaksin kõigil panna jääd mütsi sisse, et see on ka kõige mõistlikum käitumine teatud olukordades. Et enne võiks 10 korda mõelda ja siis 1 kord öelda. Ja samamoodi on ka, et erinevatel poliitilistel liikumistel ja erinevatel parteidel ja ka kodanikuühiskonnas on väga erinev käsitlus tegelikult selle kohta, eks ole, et keda me oleme kohustatud abistama. Siin ei ole sõjapõgenike puhul seda teemat ei saa muide tekkida, sest see on meie rahvusvaheline kohustus, selle on alla kirjutanud. Aga kui me räägime näiteks Ukraina võimalikest põgenikest või Ukrainas väga suurde majanduslikku hätta sattunud inimestest, siis seda debatti peaks väga rahulikult pidama Eestis. Nüüd on väga suurt ümarlauda, väga suurt ümarlauda, kus istuvad maha poliitikud, ajakirjanikud. Jah, ega tegelikult ei midagi halba ei teeks selles, mida Üleisraadio valis ju sellise tee, et ta kohe järgmisel päeval, kui Pariisis näiteks juhtus terroriakt, ta pani kõik mõjuvõimsad parteide arvamusliidrid, pani ühe laua taha ja tegi sellise ümarlaua diskussiooni, mis kestis 3 tundi, mis oli väga huvitav vaadata. Siis ma oleks täpselt sama asja näha Eestis, et kõik need, kes täna on parlamendis otsustamise juures, oleks siis öelnud ausalt välja, mida nad sellest asjast arvavad. Mul hakkab nüüd aeg otsa saama. Tuuli, vaata tagasi aastal 2015, kas oleks veel mingid teemasid, mis sa tood välja, mis ütled, et seda me ei tohiks kindlasti meelest lasta ja selle peaks kindlasti võtma kaasa uude aastasse, et sellest õppida? No selleks, et oma hända kergitada loomulikult võltsmeditsiin. Selle kõige laiemat sarudes ja see ei ole sugugi mitte minu sooloprojekt. Et seal jätkub kaevamist kõigile ajakirjanikele, kellel on mingil hetkel tahtmist sellega tegeleda. Selle võiks küll kaasa võtta. Veel midagi, mida me täna ei rääkinud võib-olla? Praegu ei tarka pähe, mis sa ütled? Sport. Kindlasti sport, see, et Eesti ajakirjandus on olnud siin ikka üsna ühekülgne. Sport siis üleüldiselt või mis maailmas spordis toimub. Et kõik see skandaal rahvusvahelise jalgpalliliidu ümber, see dopinguskandaalid erinevatel tasanditel, tohutu korruptsioon, mis on rahvusvahelistes organisatsioonides olnud, see kõik on ju jääne ülemine tipp ainult. Kas see tegelikult väärib see tippsport ikkagi nii meeletut ühiskonna tuge, toetamist ja käsitlemist, kui ta samal hetkel on üdini mäda? See debatt seisab meil, ma arvan, ikka 2016 ikka tõsiselt ees. Toetan 100%. Väga hea, olen ühes suhtes ühte meelt. Absoluutselt. Ja liigume edasi järgmisesse aastasse. Mida sa soovid Eesti ajakirjandusele järgmiseks aastaks? Tahet tööd teha, mis ikka muud? Oskusi ja külma pead. Emotsioonid ei vii kuskile praegusel juhul. Emotsioone on võimalik üles kütta ülilihtsalt. Avage mõni telekanal ja võtke klaas veini ja saate kohe tohutult ainest midagi välja öelda. Võib-olla kohe ei pea ütlema. Suur aitäh, et tulite Pressipeeglisse ja võtsite nii meeleolukat 2015. aasta kokku. Pressipeegel tuleb tagasi ka jaanuari 1. pooles, aga veel enne seda vaatame, mida soovivad teised Eesti ajakirjanikud 2016. aastaks Eesti ajakirjandusele. Kaunist aasta lõppu! Ma soovin, et eelkõige, et traditsiooniline ajakirjandus näeks jõudu jätkata oma tööd, et paberist ajalehtedel oleks ikka sama palju lugejaid ja tellijaid, nagu siiamaani on olnud, ja tegelikult see ongi üsna stabiilne, sest Eestis on inimesed harjunud ajalehte lugema. Aga muidugi noorem põlvkond eelkõige kasutab internetimeediat ja seal tegelikult on kõvasti ruumi minna professionaalsemaks. Mujal maailmas, kus ressursid on suuremad, arendusi tehakse jõulisemalt ja siis paljud nipid, mida kasutatakse kuskil New York Timesis veebiküljel, on Eestis veel nägemata ja avastamata, aga kindlasti me jõuame neile järgi. Järgmiseks aastaks võikski seda soovida, et võtaksime rahulikumalt, muutume asisemaks ja kõige olulisem on, et säilitame kriitilise meele, säilitame kaine mõistuse
ja ärme muutume ideoloogiliseks. See, mis on õige, las see selgub ausas, võrdses, asjalikus debatis, kus ajakirjandus olgu asjatundlik modereerija, rahulik modereerija ja selle debati konstruktiivne suunaja. Tundub, et inimestel läheb järjest vähem korda selline riigisektori sagimine ja poliitika ja kõik sellised teemad ja minu siiras soov on see, et ajakirjanikud oskaksid leida põnevaid teemasid reaalsest elust, mis inimesi puudutab, mille üle nad omavahel arutlevad. Mis sa soovid 2016. aastaks Eesti meediale? Rohkem empaatiavõimet ja rohkem nalja. Need on kaks asja, millest on väga-väga karjuv puudus igal pool, erinevates kohtades. Et empaatiavõime all pean ma silmas seda, et inimesed asetaksid ennast teiste rolli. Ma tean väga hästi kas või sellest tagasidest, mida meie ise saame, et kui lihtsasti inimesed ajavad lihtsalt möga suust välja mõtlemata. Nii lihtne on panna ära kellegile. Aga siis, kui ta hakkab natukene mõtlema või kui sa selle inimesega räägid üks ühele, siis ta tõesti, võib-olla tõesti, ma liiga ennatlikult seal midagi ütlesin. Ja teine asi on tõesti puhas hea nali. Seda on väga raske teha. Ma hindan kõrgelt neid inimesi, kes suudavad seda teha ja annaks Jumal meile rohkem selliseid.